ma olin raadioamatöör ja siis tänu sellele sain ma nii-öelda sidepataljoni, sellepärast morse oli selge, seda ei olnud tarvis enam õppida. Aga siis oli niimoodi, et kui venelased tulid, siis sidepataljon kogu koosseisuga aeti Juhkendali kasarmutest välja ja raadiorühm meid saadeti siis Raua tänava algkooli. Raadiorühm oli Raua tänava algkooli saalis, seal olid 2 rida neid kahekordseid raudvoodeid olid saalis ja siis seal me nii-öelda magasime ja elasime. No ja siis oli selline pagan asi, et meil oli koolimaja ukse peal oli oma valvepoist, oma nii-öelda tunnimees. No ja ma ei mäleta enam, mis kellaajal see oli, aga see oli juba nii õhtu kella 6-7 paiku, kui Piki Raua tänavat koolimaja ette sõitis 2 veoautot. Mõlemi kastid olid erariides mehi püssidega täis. No ja meil oli, tunnimees oli ukse peal. Need tahtsid siis sisse tulla. Tunnimees läks uksest sisse, pani ukse kinni, seda tulistati, see sai maksast läbi ja siis see sai surma seal. No ja siis läks nii-öelda tulistamiseks lahti. Aga seda need vaesed venelased ei teadnud, et terve sidepataljon koos relva laoga ja kolis Raua tänava koolimaja õue ja seal oli pulseni all oli terve relvaladu. Nii et sealt siis saime püssid kätte ja sealt saime laskemoona ka. Koolimaja aknast käis see tulistamine koolimaja ees nende pihta, kes nii-öelda tahtsid sisse trügida. Koolimaja õue poolt nii-öelda peale tungi ei olnud. Ma olin saalis ja tulistasin neid mehi, kes seal nii-öelda tänava poolt, Raua tänava poolt tulid. Meie pool oli igal juhul tunnimees ja 1 mees sai veel pihta, nii et 2 meest said haavad. Tunnimees sai surma. Oli juba päris nii õhtu hämaraks läks, siis tuli üks Eesti kolonel Vene ohvitseriga, tulid Raua tänava koolimajja ja siis viidi uuesti relvad ära. Edasi sai nii, et olime koolimaja ees on sellisel madala traadiga nii-öelda rahuga kaetud nii-öelda murulapid. Me olime seal, kõik olime seal selle muru peal pikali maas ja ootasime, mis edasi saab. Aga muide, mida te sellest arvate, kui seda kuuliauku, millest Raua tänaval see koolimaja tunnimees sai surma, et seda kuuliauku on üritatud
välja puurida ja lihvida. Mida te sellest arvate? Et see on tehtud Eesti valitsuse ajal.